tere! Käesoleva video eesmärk on selgitada mõisteid ehtne ja otsene avalik teenus. Enne kui me hakkame rääkima otsestest avalikest teenustest, peame aru saama, mis on ehtsad avalikud teenused. Ehtsad avalikud teenused on laiemad väärtused, mille jaoks avalik sektor on üldse kokku kutsutud. Ehk avalik sektor peaks pakkuma tervishoidu, päästet, haridussüsteemi, sotsiaalhoolekannet, sisejulgeolekut, riigikaitset. Need on väga abstraktsed ja suured mõisted, kuid need on laiemad eesmärgid, mille jaoks avalik sektor üldse olemas on. Selleks, et ehtsaid avalikke teenuseid pakkuda, on meil olemas ministeeriumid ja allasutused. Üldjuhul ministeeriumid koordineerivad mingisuguse valdkonna ehk võiks öelda mingisuguse ehtsa avaliku teenuse või teenuste pakkumist. Reaalne pakkumine toimub allasutustes ning allasutuste eesmärk ongi teha lihtsalt öeldes teenuse tarbijad ehk kliendid õnnelikuks, pakkudes neile ehtsaid avalikke teenuseid. Selleks, et ehtsaid teenuseid pakkuda, pakutakse teenuseid avaliku asutuse sees näiteks selleks, et teenuse osutaja, näiteks teenindusosakond asutuses saaks teenust pakkuda, on tal vaja toole, laudu. Need on siseteenused. Need toetavad asutuse teenuste pakkumist. Ja selleks, et meil oleks üldse toolid ja laud olemas, kasutame avalikus sektoris tihti partnereid läbi hangete. Kuid reaalsuses me otseselt ei saa pakkuda ehtsaid avalikke teenuseid oma asutuste klientidele, vaid see toimub läbi bürokraatia ehk mida me määruse mõistes kutsume otsesed avalikud teenused. Hea näide, mida tähendab otsene avalik teenus, on tervishoiu valdkonnast. Kui näiteks mina soovin saada tervishoiuteenust, siis selleks, et minna arsti juurde, kes kokkuvõttes võiks mulle seda teenust osutada, on mul vaja enne broneerida aeg ja maksta tihtilugu ka visiiditasu. See ongi otsene avalik teenus, ehk kus toimub otsene kontakt asutuse ja kliendi vahel, sõltumata kanalist. Miks me seda teeme? Miks me reguleerime selle määrusega otseste avalike teenuste osutamist? On see, et kui me bürokraatia kihi ära unustame, võib tegelikult lõpliku väärtuse loomine ehk ehtsate avalike teenuste pakkumine olla mõttetu. Näiteks, ma tahan minna arsti juurde, aga ma ei suuda tema juurde aega broneerida, siis ei ole vahet, kui hea see arst on või kui hea see haigla on, sest ma ei saa sinna minna. Bürokraatia kiht, kui see muutub liiga suureks, liiga sügavaks, võib viia olukorrani, kus tegelikult avalik sektor või avalik teenus ei loo väärtust. Sellepärast me seda ka tahame koordineerida, et oleks võimalik aru saada, kui suur see kiht meil on ja kuidas meil oleks võimalik seda kihti teha kliendisõbralikumaks. Ning lõpetuseks veel paar sõna tugiteenustest. Et nagu ma enne ütlesin, kõik meie asutused, mis on avalikus sektoris, osutavad ka mingisuguseid tugiteenuseid iseenda sees. Näiteks dokumendihaldus, info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiline tugi. Kõik need tegevused, mida me teeme ka oma asutuste sees, on tegelikult olulised ehtsate avalike teenuste osutamist. Kui meil puudub seos, ehk näiteks meil dokumendihaldus ei ole üldse kuidagi seotud ehtsate avalike teenuste osutamisega, siis tuleks tegelikult kõik see tegevus ka ära lõpetada. See seos ei pea olema küll otsene, kuid see tegevus, need sisemised teenused, need peaksid vähemalt toetama ehtsate avalike teenuste osutamist.